Kevadtormi ametlik raadio. Sõduri FM sagedusel 91,8 megahertsi. Tere pärastlõunat, kell on 15.14, Sõduri FM eetris. Tavapäraste kohaliku uudiste asemel on mul hea meel tervitada kaitseminister Sven Mikserit ja kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terrast. Tere pärast. Härra minister, olete külastamas Kevadtormi. Kuidas te hindate seni nähtut ja sellega rahule jääte? Nähtu on muljetavaldav, et ega päris iga päev ju Eestis sellist 6000 osalejaga õppust ei toimu ja ma usun, et kindlasti see on suurepärane võimalus ajateenijatel, reservistidel tõestada oma valmisolekut ja panna ennast proovile ka elukutseliste vastu ja tegelikult vastupidi ka. Ma usun, et eks ka elukutselistele kaitseväelastele on mida näidata ajateenijate reservistide vastu. Ja no kindlasti oma maigu sellele õppusele annab ka päris arvukas liitlaste osalemine. Ma usun, et lisaks kõigele muule kogu sellel õppusel tänases julgeolekuolukorras on ka oluline roll just selles, et inimestele näidata, et kollektiivkaitse toimib, liitlaste solidaarsus toimib ja Eesti kaitseväelased on motiveeritud ja vajalikul tasemel, et Eesti riiki kaitsta. Härra kindral, kas õppuste juhtimise poole pealt on kõik läinud plaanipäraselt? Ja ma arvan, et on kindlasti läinud. Ma küll alles täna ise saabusin, aga nüüd kohe siit lähengi oma juhtimispunkti ja vaatan üle, kuidas kõik asjad on toiminud, aga erilist on sellel aastal see ka lisaks nendele hulgalistele väliskülalistele, et me oleme toonud maastikule oma kaitseväe peastaabi, kes juhib õppust ja ma isegi oma liikuva juhtimispunktiga liigun maastikul, olen kohal ja siis me harjutamegi siin seda juhtimist kõige kõrgemalt tipust kuni alla välja, et see on kindlasti esimest korda osalevad ka täies mahus meie väiksed väeliigid, merevägi, õhuvägi, logistikud on ennast Eametsa välja pannud, Kaitseliidu maakaitsestaap toimib Tartust, nii et kogu juhtimisstruktuuri harjutus ja see on väga oluline. Kas siis võib öelda, et sellises mahus, sellises ulatuses õppust Eesti kaitsevägi Eesti territooriumil varem pidanud ei ole? Ei, sellises mahus kindlasti mitte. Võib-olla inimeste arv on sinna 6000 lähedale olnud ennegi, aga just nimelt kogu neid struktuure, et meil on täna rohkem maastikul kui õppustel Stedvas Jazz oli Poolas kui suurtel NATO õppustel, nii et kindlasti suur õppus ja kindlasti annavad meie väliskülalised, liitlased väga niisuguse vahva varjundi sellele. Härra minister, kui vaadata julgeolekupoliitiliselt, siis millise sõnumi annab sellise õppuse korraldamine meie partneritele, millise sõnumi annab see meie naabritele? No ma usun, et eks see sõnum nii meile, meie oma inimestele, kelle vastuvõtt ju siinsamas Lõuna-Eestis on olnud erakordselt soe ja toetav sellele õppusele, meie oma inimestele, meie liitlastele, aga ka potentsiaalsetele vastastele annab see ühe ja sama väga selge sõnumi. See sõnum on, et Eestit kaitstakse, et Eestit kaitstakse meie oma kaitseväe, Kaitseliidu poolt, et Eestit kaitstakse ka liitlaste osavõtul ja et mis tahes potentsiaalne agressor ei peaks tundma vähimatki kiusatust seda kindlameelsust proovile panna, sest meie valmisolek on tugev ja me tuleme sellega toime, kui vaja. Suur tänu selle lühikese intervjuu eest ja härra kindralile veel üks kord mikrofon sõnavõtuks. Ja, et ma lugesin siit, et on võimalik teavitada Kevadtormil osalejaid ja siis on võimalik, et sõdurid saavad oma eetris tervitusi anda ja kuna minul seda võimalust sõdurina ei ole, siis ma kindralina kasutan võimalust ja tervitan oma poega, aspirant Terrast, kes kuskil siin metsade vahel peaks ringi tuuseldama. Palju jõudu ja kohtume pea! Väga hea, tervitused ma loodan läksid aspirant Terrasele edasi, suur aitäh, härra minister, suur aitäh, härra kindral ja jätkame Sõdur FM-i tavapärase programmiga. Sõduri FM!